So, te teate, kuidas siin kanalil on kõik ootamatu. Üks hetk te näete mind kokkamas, teine hetk ma söön 100 nagitsat, järgmisel hetkel on mul 70 nätsu suus ja järgmisel hetkel ma mängin 4 tundi Among Us'i. Jah, see oli hea õhtu. Üleüldiselt te teate, et olen suur videomängude fänn ja selle asja puhul, mida te just nägema hakkate, oleks väike Ralf reaalselt hulluma hakanud. See päev on saabunud. Jah, kallid playerid, tänane päev on väga eriline. Sain võimaluse, et avada see bad boy. Jah, praegusel hetkel kõige kuumem konsool, PlayStation 5. See on täiesti uskumatu minu jaoks. See kaart on massiivne. Meil on nüüd võimalus see avada, sellega pelada ja nautida uue generatsiooni konsoole. Soovin tänada punktid.ee-d, et ta andsite mulle sellise võimaluse, et PlayStation 5 mängida reaalselt täiesti segma. Mida ma ikka jahun? Teeme selle konsooli lahti. See on massiivne karp. Mul on enda PlayStation 4, seega võrreldes sellega see on ikka massiivne. Ma mäletan, kui mu PlayStation 4 jõudis kohale. See oli sellises keskmises karbis. Aga see tundub massiivne. Okei. Ta on eraldi veel karbis. Nagu PlayStation 4-gi oli. Enne kui me videoga edasi lähme, teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmises videos ma küsisin teie arvamust minu tehtud meigi kohta, mis ma tegin siis Ketlile. Ja ma valisin välja siis oma lemmiku kommentaari, et shoutout läheb Chris Robin Tumalal. Shoutout läheb Sander Matile, kes ütles, et jumala norm 70. Tead mis? Ma olen nõus sinuga. Minu arust see on üldse nii hull meik. Kui sa tahad järgmise video shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla, mis sa arvad, mis oli esimene mäng, mida ma proovisin PlayStation 5-l. See, kes esimesena õigesti ära arvab, saab järgmises video shoutouti. Yes, sir. Tõmbame välja selle valge karbikese. Ma ei tea, kas te olete teadlikud, aga neid on väga vähe saadaval. Natuke struggle'in siin selle avamisega. Ja siin on veel mingi karp. Okei, so. Meil on siin 2 seda. Üks on karp, kus on tõenäoliselt puldid ja juhtmed ja kõik siuke värk. Ja siis on konsool ise. Oh wow. Poisid, ma ei oleks elu sees arvanud, et siukene asi juhtub. Ja see on nüüd see moment, mida me kõik oleme oodanud. Oh my god, kui suur see on! That's what she said! Täiesti haige. Siin see siis on. See on PlayStation 5. Mulle hullult meeldib see, et kui katsuda seda sisemust siin, sellel konsoolil, katsuda neid sisemisi ääri, siis need on kõik need PlayStationi logod, need kolmnurgad, ristid, ringid ja ruudud. Et see on nagu ülinais. Ma olin nii kindel, et see PlayStation 5 on nagu liiga suur või ma ei tea isegi. Aga see on ikka dope. See on massiivne, aga see on dope. See näeb nii ilus välja. See on nii vinge. Aga okei. Meil on siin toitekaabel, HDMI. Ja siin on see jalg, mille sa saad siis kruvida PlayStationi külge. Sa saad panna oma PlayStationi. Tehniliselt sa saad panna ta püsti seisma, aga sa saad ka külili panna. Et sa kinnitad selle kuidagi niimoodi ja siis ta seisab püsti. Või tähendab pikalt. Ja siis ta seisab pikalt. Täiesti haige. See on see pult. Vau. Mida ma pean ütlema selle puldi kohta? See on mu esimene kord, kui ma nüüd seda pulti katsun. See on palju suurem kui see PlayStation 4 pult. Sellel on loomulikult siis ekstra nuppe siin on ja siin saab mikrofoni kinni panna, siin on see PlayStationi nupp, share button, options button, tavalised need. Need näevad teistsugused välja, nendel on läbipaistvad, need ei ole värvilised ja need triggerid on väga mõnusad. Need tõesti on mõnusad, need on nagu, tund on, et need on väga kvaliteetsed ja samamoodi ka Joy-Conid. Aga mis mulle meeldib selle puldi puhul on see, et kuna mulle endale meeldivad hullult Xboxi puldid, see on päris nagu hea Xboxi puldi tunnetuse minu arust. Aga need Joy-Conid, need on nii kvaliteetsed, see hääl. See on nii mõnus. Kui Xbox ja PlayStation olid need, kes üldiselt võistlesid selle nimel, et põhimõtteliselt kui mul on parem konsool, aga Nintendo Switch või Nintendo tegi siis enda värki, et neil on alati lihtsalt siuksed innovatiivsed
konsoolid olnud, siis see on lahe, et PlayStation läks ka seda rada pidi, et ta tegi küll ülikvaliteetse konsooli, aga ta oli ka ülimalt innovatiivne, et need puldid peaksid olema siuksed, et sa tunnetad, kui sa mingi, ma ei tea, Spider-Manina New Yorgis lennates lased neid võrkusid, kui sa tulistad, siis kõigil neil on nagu erinevad need. No igatahes see on täiesti sego, see on täiesti haige. See on siis esimene kord, kui me PlayStationi sisse lülitame. Oh my god. Playsta 5. Oh my god. Wow, see on nii sujuv. Ma tean, et me oleme ainult home screenil, aga see on juba nii sujuv. Okei, teeme update'i. See konsool on massiivne nagu. Bruh, see on nii suur laua kõrval, see on monitori suurune põhimõtteliselt. Üks asi, mis on väga huvitav, on see, et puldil on nüüd USB-C kerge muudatus. I like it! Kui ma nüüd hakkaks võrdlema Playsta 4 pulti ja Playsta 5 pulti, siis Playsta 5 pult on täiega mõnusam. Aga noh, samas mulle meeldivadki suured puldid, et ma olen siuke Xboxi puldi fänn ja see on suht sarnane isegi sellele minu arust. Alright, ja me olemegi sees. No nii, vaatame, kas mul on siin. Mul ongi installitud on mul ainult Astros Playworld, aga siin on mu kõik PlayStationi mängud. Tehniliselt neid vist peaks saama siin lebot mängida, eks ole? Ma peaksin saama tõmmata ja mängida neid. Mis on nagu nice, mis on täiega nice. Peaks Unchartedit siin mängima, koodi saaks mängida Battlefront ja oh my god, For Honorit. Aga vaatame PlayStation Plusiga, mis praegu on exclusive to PS Plus on PS5. Okei. PlayStation Now. PlayStation Now on tõenäoliselt kõige mõttekam, kui sa tahad koheselt mängida. Aga see on mega dope. See ongi PlayStation 5. Aga tegelikult suur aitäh punktid, et andsite mulle sellise võimaluse. All descriptionis on link, sellele klikkides ning registreerides ennast punkti.ee lehel kasutajaks saate osta ükspuha, mis kas siis mängu, Xbox Live Goldi, PlayStation Plusi või siis raha oma konsoolile 10% soodsamalt. Aga siin lõpetame video ära, smashige seda like buttonit, kommenteerige alla shoutout küsimusele vastust ja näeme järgmises videos. Davai! Ja see vibe on nii retro, kui Jordan 6, mis mu jalas liigun nagu metro. Underground killa, täna tähistame seega valab välja tequila, yeah. Sa ei näe mind klubis enne, kui olen seal lava peal, sest vajan ilult rohkem kui neid, kes ainult tagant hea, kui hoolin pidudest ainult, siis lõpuks laman seal, kus kõik mu sõbrad kinni, tavaline olla ei taha heal, ma üks top 2, kes kolmas olla ei suudaks seal.